Kui kõhulihas on treenitud, siis ärge unustage alaselga. Kõhulihase vastandtoimelihas on siis alaselg ja alati, kui treenime kõhulihast, tuleb treenida ka alaselga. Järgnevalt näitamegi teile mõningaid lihtsamaid harjutusi, kuidas kodus alaselga treenida, sest kui me pöörame ainult rõhku kõhulihastele, siis mõne aja pärast on kindel see, et alaselg võib valutama hakata, sellepärast et alaselg jääb nõrgaks. Nii et kindlasti proovige need harjutused ka läbi, anname teile võimalikult häid vihjeid ja teeme lihtsad harjutused, mida kodus on hea teha ja tuleb teile kasuks. Nii, esimene selline harjutus, mis on hästi lihtne, allegi lähme kodus kõhuli, kas siis mati peale, kui teil kodus matt on olemas, või siis tavaliselt vaiba peale. Midagi hästi lihtsat. Kõhuli me hakkame tõstma üles näiteks vasakut jalga ja paremat kätt ja üles tõstes me aktiviseerime selgrusirgestaja ehk siis alaselja. Veel, et me treenime natukene ka tuharalihast, mis tuleb alati kasuks. Nii, ja me proovime siis sooritada harjutust ehk siis tõstame korraga üles vasaku käe ja parema jala. Sellega me tunneme, kuidas me aktiviseerime just selgrusirgestaja ja sellise lihtsa liigutusega saame juba alaselga treenida, sest alaseljavalud on aktuaalne teema ja neid harjutusi tehes me väldime ja hoiame eemale seljavaludest. Kui meie kehakaal on natukene käest ära või siis on tekkinud selline väike kõht meil ette, mis segab meil sellist harjutust nagu teha, et kõhuli minna, siis järgmine harjutus on just teile. Jälle samamoodi hästi lihtne, lähme 4 käpukile põrandale ja tõstame üles siis vastas käe ja vastas jala. Nii, põhimõte on täpselt sama, ainuke vahe on see, et me oleme käpuli põrandal. Me võime teha seda harjutust kas siis kordamööda, tõstame ülesse või siis ühte poolt teeme kuskil oma 15–20 kordust või siis nii palju, kui me jaksame. Hea tähelepanek on siin see, et kui me ühte poolt jaksame näiteks 10 korda teha, siis ei tohiks teist poolt natuke rohkem teha. Üks pool kehast saab rohkem koormust ja areneb natukene kiiremini, nii et hoiame need korduste arvud võrdselt. Järgmine harjutus on veel lihtsam, ehk siis me seisame püsti ja tõstame käed raskuseks ülesse. Sellega me saame rohkem koormust oma alaseljale ja teeme lihtsa kummarduse ette. Samuti väldime, et selg ei läheks küüru, vaid selg oleks sirge või natukene nõgusam ja lükkame puusa taha ja kummardame ette. Ja siin jälgimegi see, et selg ei läheks küüru, vaid oleks sirge. Lükkame puusa taha. Me võime tunda ka natukene venitust siin tagareies, kuid selline tagareie treenimine tuleb samamoodi kasuks, kuigi me näitame teile eraldi neid harjutusi ette veel. Et vältida seljavalusid, tuleks teha just neid harjutusi, mida me teile ette näitasime. Ja kui te ikka tunnete, et selg teeb natukene haiget või te tahaksite natukene rohkem informatsiooni, siis jällegi pöörduge Sparta treenerite poole ja abi on tulemas.